Tere päevast teile kõigile siin Kaio ja Consultingu lehel. Minul on hea meel tervitada siin Maarinit, kes tuli minuga koos vestlema. Tšau sulle. Tšau, tšau, tere, tere. Väga tore, et aitäh sulle, et sa võtad selle aja oma tänases päevas ja tuled siia natuke jagama. Mul ikka meeldib teha selliseid vestlusi pärast seda, kui hommikukohvi saadet ei ole enam su vahel, tegelikult tunnen sellest ka puudust, nii et nüüd on hea seda võimalust kasutada. Sina siis, Maarjan, valisid eelmisel sügisel tulla minu mentorlusse 7-kuulisesse tulemusliku mõtlemise ehk lühidalt TIR-programmi. Ja siis me mõtlesime, et jagame teistele ka natukene, et mida see sinu ellu lõi, et keegi, kes nüüd siin kuulab, saab siit vähemalt juba ühe mõtte enda jaoks, siis on ju meie nagu korda läinud see vestlus. Aga ma arvan, et see vestlus on ka meie endi jaoks, et ka mina veel saan mingit tagasisidet ja sina saad sellist peegeldust. Et jaga siis kõigepealt, miks sa üldse selle valiku nagu tegid ja võib-olla tutvusta ennem, et millega sa üldse tegeled ja siis, kust see valik tuli. Okei, ja teeme nii. Tere siis ja mina olen Maarjan ja olen näojooga treener ja näojooga pluss kogukonna looja. Olen suur loomuliku ilu austaja ja eestvedaja ja ma julgen öelda, et ka eestkõneleja. Et terve elu olen selles esteetilise ilumaailmas olnud ja saanud erinevaid protseduure katsetada enda peal ja nii edasi ja siis jõudnud ikkagi sinnamaani või arusaamiseni, et mina soovin oma sellist säravat väljanägemist ikkagi säilitada loomulikul viisil ja täna siis juhendan või siis õpetan näojoogat ja see on üks väga tõhus viis seda sellist värsket välimust säilitada. Et jah, seda ma täna teen. Ja kui nüüd edasi siit minna, et miks ma otsustasin TIR-i tulla, siis no ma sind ju jälgisin ikkagi päris, ma ei tea, äkki paar aastat juba ikkagi vaatasin ja mõtlesin, issand ja imetlesin, et issand nii äge naine ja nii enesekindel ja nii sotsiaalmeedias hästi palju ja et oled nagu pildil kogu aeg ja et tegelikult tekkis usaldus. Ma ju me ei tundnud ju teineteist selles mõttes, sa olid ju minu jaoks täiesti võõras inimene, kuni siis sinnamaani, kui sa ka mingil hetkel tulid minu näojooga kursusele, on ju. Ja kuidagi sealt, ma isegi lõpuks ei tea, kuidas siis läks nii, aga ma mäletan, et ka sa ühe korra mind kutsusid. Ma arvan, äkki, ma ei tea, kuidas me rääkisime, see oli vist selline lühem programm, äkki suveprogramm. Ja siis ma sellel hetkel otsustasin, see oli äkki eelmine suvi vist. Jah, äkki või suve alguses või millalgi sa pakkusid. Ja siis ma tundsin, et ei, et ma ei taha, et mul tegelikult ei olnudki ja kui ma siis lõpuks otsustasin, siis mingid kutsusid mind uuesti ja siis mul tegelikult ju huvi oli see, et tahaks tegelikult teada, kuidas Kai õpetab ja millised tema koolitused on, et kas või selles mõttes, et mis siis, et mina õpetan näojoogat, et see justkui on nagu teine asi, aga et lihtsalt näha, kuidas sina õpetad, eks. Et ikkagi ju saad sealt kogemust ka selles mõttes. Ja kui sa siis mind sügisel uuesti mulle kirjutasid ja me sinuga vestlesime, siis ma mõtlesin, et no davai, no teeme ära siis. Aga mul ei olnud tegelikult nagu sellist etappi elus, et ma oleks tundnud, et ma kuidagi ei ole rahul enda eluga või et mul on millestki puudus või mul ei olnud tegelikult nagu sellist asja. Ja kui ma siis tulin, siis siis ma ka ikka olin tegelikult tükk aega segaduses selles mõttes, et mis me seal panime, hakkasime kirjutama, eks ju, et oma unistustest ja kõigest vot tegelikult ühe asja ma ikkagi siis mõtlesin välja, kui oli vaja oma unistused kirja panna või sellised eesmärgid. Et siis oligi see, et mul nagu eraeluliselt ei olnud nagu mingeid soove, aga tööalaselt just, et ma olin ju näojoogat siis selleks ajaks nagu ettevõtlusega tegelenud. Kas oli 2,5 aastat äkki või? Ja ma ei olnud kunagi seadnud ühtegi eesmärki endale seoses selle et kuhu ma tahan jõuda. Ma olin mõelnud, et okei, et ma tahaks jõuda nagu iga Eesti inimeseni, aga see oli nagu kõik, et ei olnud sellist nagu konkreetsemat. Ja vot siis ma panin nagu tööalaselt selle konkreetse eesmärgi paika, mille poole siis hakata püüdlema ja täna ma saan aru, et see on tegelikult ülioluline.
nii et esmapilgul oli sulle tegelikult nagu suur muutus see, et sa said nagu selgeks eesmärgi. Nagu ma täna just kliendi webinaril tegelikult välja tõin, et asi ei ole selles, et me ei täidaks oma eesmärke, vaid asi on selles, et me tegelikult ei sea neid õigeid, mida me tegelikult siis tahame ja kui suurelt me tegelikult tahame edasi liikuda. aga kui ma nüüd kerin natuke tagasi sinna, et sa mõtlesid, okei, ma siis tulen. Ma arvan, et siia tegelikult on kohe paslik öelda, et tegelikult alguses oli sul ikka päris segadus ka, et mis kõik saama hakkab ja kuidas see toimuma hakkab. Ja ma näen, et paljudel inimestel seda on, et aga mis sind siis ikkagi pani seda lõplikku otsust nagu tegema. Et sa ütlesid ka, et sul nagu ei polnud midagi viga, sa oled kõigega rahul ja nii ongi, aga sa ikkagi tundsid siis, et kuidagi saaks minna edasi, et miskit ikkagi saaks olla kuidagi paremini. Ja järelikult ja võib-olla mis oligi, mis ma tundsin, et ja vaata, sa pakkusid mulle ka lühemat kursust, eks ju, ja ma mõtlesin, et ei, et kui ma tulen, ma tahan just seda pikka, et mis mul, vaata, see ongi see, et nüüd ma mõtlen nagu tagasi ja hakkab nagu kerima endal ka vaikselt meelde tulema, on ju, et tegelikult mis oligi see, et töö tegemises ma tundsin mingite tegevuste puhul, et mul ei püsi see distsipliin või et ma nagu proovin ühte, proovin teist, proovin kolmandat, noh, mis võib-olla nagu alustava ettevõtte puhul või üleüldse Eestis nagu päris uut teenust tegelikult pakkudes, noh, mõnes mõttes võib-olla ongi see, et sa katsetad ja kompad, on ju. Aga tegelikult ju see kokkuvõttes ju ma arvan, et ei vii ikkagi sihini, et sa pead leidma selle fookuse, hakkama selles suunas liikuma nagu ikkagi noh, niimoodi sisuliselt, eks ju, ja noh, just see ka, et sa nagu vajud reelt ära, et võib-olla mul oli mingi esimene väsimus tekkinud ka või selline, see esimene kuidagi mingi power oli nagu üle läinud, et oli noh, ju ikka midagi oli vaja, selles mõttes sul on õigus kindlasti, aga see oli, ma arvan, eelkõige jah, nagu tööalaselt just ja äriga seotud. Mis tegelikult on ju väga okei ja järjest enam ma näen, et tegelikult inimestel, noh, ma usungi siiralt, et ei olegi midagi viga, aga järjest enam ma näen, et just inimesed leiavad minu tee, kellel kõik ongi ju olemas, see on justkui hästi, aga kuna meie potentsiaal on lõputu, siis me tegelikult üks ülesanne meil elus on ikkagi oma potentsiaali ju kasutama ikkagi päriselt on ju hakata, et kaua me selles ühes ringiratas oleme, et noh, kui me selle kõik lõime, et siis on ju hästi, et aga nüüd saame enda hüvanguks ja arenguks ka midagi on ju teha. Et aga mis siis üks asi, mis sa tõid välja, oli see eesmärgi seadmine. Mis sa veel tahaks välja tuua, et mis seal siis sind väga kõnetas või selle muutuse pani käima ja võib-olla sa oled nõus ka tooma mingi näite, et mis siis nagu muutus? No ma arvan, et väga paljudel ja mul ka ja ma ei ütle, et see on nüüd nagu täiesti nagu pöördeliselt muutunud, eks ju, et ikkagi see mugavustsoonist välja tulemine, mingite uute asjade tegemine täiesti noh, või mingi uue harjumuse juurutamine näiteks. Ja mis mulle hästi-hästi meeldis, et mulle meeldis, see puudutabki seda siis uut harjumuse juurutamist või siis oma mugavustsoonist välja tulemist, et TIR-is me nimetasime seda hirmupiiri ületamiseks, eks ju. Ja sest, et me ju alustame suure entusiasmiga ja mingil hetkel või meil on vähemalt mingi jube äge idee, on ju, ja võib-olla isegi teeme mingid sammud, aga siis me jätame selle pooleli, et noh, näojoogas, kui uued inimesed tulevad ju hakkavad harjumust juurutama, et see ongi kõige raskem tegelikult püsida reel ja mis mulle väga meeldis, et see TIR ta nagu hekseldab täiesti puust ja punaselt sulle lahti, mis siis juhtub, noh, et kuidas meie keha käitub, mõistus käitub, ja kui ma sain sellest kõigest aru, siis ma ütleme siis nendel hetkedel, kui siis minul ka see hirmupiiri nagu parasjagu tuli ette, eks ju, siis ma mõtlesin, okei, nii, nüüd see on see ja mul on nagu tekkinud isegi sihuke nagu hasart selles mõttes, et minu jaoks ei ole nagu hirmupiir nagu appi kui hirmutav, aga mul tekib nagu täitsa endal selline põnevus, et okei, Maarja, nii, see on nüüd see sinu kasvamise koht siin, et ületa see piir ja minu meelest tegelikult see on teinud ka lihtsamaks üleüldse nagu nendes uutesse olukordadesse nagu astumise või minemise või mingi asja ettevõtmise, mida muidu võib-olla muudkui aga lükkad edasi, et just see nagu mõistmine, mis meiega toimub ja et vot siit on vaja üle minna ja sa tead, et see on tegelikult võimalik ja sa teed seda kuidagi teise tundega ja palju nagu
kergemalt, ma arvan äkki, kui sa saad aga aru, mis toimub. aga too mingi praktiline näide ka, et kuidas sa siis seda näiteks kasutasid või mismoodi sa seda ellu nagu rakendasid? No ma lihtsalt teen seda et selles mõttes, et ma arvan, et ma olen siin viimasel ajal ka peale Tirri lõppemist veel ikka päris mitu sellist asja elus nagu esimest korda teinud. Üks oli kindlasti see, et ma käisin seal Kris Kala podcastis. Polnud kunagi podcastis osalenud ja ikkagi oli selline, ikka tegelikult mitu korda kõhklesin, kas ma ikka lähen sinna, kuigi see on ju jälle võimalus jagada, eks ju, rääkida näojoogast, kust portsud päriselt tulevad ja kõigest sellest. Ja ma läksin ja ma tegin. Ja viimane, ma arvan, üks ikkagi väga-väga suur eneseületus oli, kui meil tütrel oli gümnaasiumi lõpuaktus, meil oli seal umbes 500 inimest, vanemad õpilased. Ja me siis 9 vanemaga, äkki oli 9, ma loodan, et ma ei eksi, lihtsalt olime suure lava peal Viimsi Artiumis ja laulsime räppi räpi lugu ja minul oli siis üks nagu salm ette kanda. Oi, see oli nagu, mul tuleb külaerineb praegu peale. Täiega äge. Ja, aga nii huvitav, et sa selle välja tood, sest ma mäletan, et sa kevadel olid ka Anu Välba hommik Anuga saates on ju. Siis ma mõtlen, et okei, see on nagu asi, mida välja tuua, et ma olen teleekraanil, kus terve Eesti näeb, aga vaata, sa tood selle välja, et sa oled 500 inimese ees, et igaühel ongi tegelikult see oma asi, mis on tema jaoks eneseületus on ju. Ja Anu saatega selles mõttes oli muidugi, et see oli väga suur eneseületus, aga see oli nagu ette salvestatud, vaata. Aga see esinemine oli laivis. Ehk et ja nii huvitav, siit võib kohe edasi minna järgmise teema juurde tegelikult, mis ka on minu jaoks olnud hästi silmi avav. See Tirris osalemine on ikkagi see lugu, mida me endale räägime, iseendast näiteks, need lood. Ja kuidas ma kogu aeg mõtlesin, et kuidas ma unustan ära, äkki ma unustan jälle sõnad ära, äkki sõnad lähevad meelest ära. Aga vaata, ja siis sa märkad, Maarjan, kuule, mida sa räägid, sul on jumala hästi kõik meeles, kõik tuleb hästi välja. Et teine suur asi tegelikult, ma arvan, just see enda märkamine, just see, mida ma endast mõtlen, mida ma endale räägin, mingeid lugusid, ja oskus ka või jah, et mis ka võib-olla tekkis, et rohkem ka märgata teiste, kui nad midagi teevad või ütlevad, ka nagu natuke rohkem sinna nagu taha. Et okei, see on tema paradigma või see ei ole tema, et see on tema harjumus näiteks. See on mõista, jah, või see on see mingi lugu, mis ta räägib endale, tema uskumus seal taga. Ja. Aga kui hästi aitab mõista teist inimest paremini. Ja mõista teist inimest paremini ja ikkagi näha ka iseennast kõrvalt, ma arvan, paremini. Et see on ka nagu minu jaoks üks hästi oluline asi, ja nii huvitav oli tegelikult ka see, et kui ma Tirris olin, siis ma ei mäleta, et mul oleks nagu selle aja jooksul, millal ma näoga treener olen olnud nagu sellist mingit enesehaletsust või kuidagi sellist, ma arvan, et ma olin nagu suht enesekindel. Muidugi ma nägin selleks vaeva ka alguses, eks ju, kõvasti, kui ma alustasin, ma ju üldsegi ei läinud kohe inimeste ette niimoodi rind suurelt ees, vaid ma ju treenisin ja õppisin juhendama 2 naise peal. Aga tekkis mingi täielik selline, see oli, ma arvan, isegi siis, kui see Anu saade oli ära olnud ja tegelikult nii palju positiivset tagasisidet tulnud ja tänu ja et issand, kui tore, et sa räägid sellistest asjadest ja et sa seisad ka nagu nende naiste eest, kes ei taha endast süstida, on ju. Et mul tuli täielik selline nagu langus peale, et kes ma üldse olen, kas ma üldse tahan seda näojogat õpetada, ma ei ole tegelikult äkki üldse hea näojoga juhendaja. Mingi sihuke asi tuli vahepeal peale. Aga sellest sai üle jälle, et jah, et sellised huvitavad asjad nagu juhtuvad meiega. Seda seost, et kui me hakkame ja nii väike katkendlikkus on meil siin vist. Sorry, aga mina praegu kuulen. Jah, nüüd kuuled hästi, et kui me hakkame nagu endale teisi uskumusi, hakkame oma uskumusi muutma ja nägema seda, mis seal meie alateadvuses on, siis ja me hakkame seda muutma, siis tegelikult meil tuleb hästi palju see vastand, sest alateadvus tahab tuttavlikku, ta tahab meid hoida seal, mis on meile tuttavlik, sest muidu meil nagu, et issand, mis meist saab, kes me oleme ja see ongi see koht, kus sa jõudsid. Ja ma vahel näengi enamus klientide, kui ma tahan teistsuguseid
natuke õpetame siis hakib uusi jälle. vana, siis ei saa see vana, ma ei saa et siis ma ei saa ju vanamoodi olla, on ju. Nii, et kui me soovime uusi tulemusi, ei saa ju ma vanamoodi olla, vanamoodi teha ja siis see nagu tundubki, et nüüd nagu, kes ma siin olen, mis ma siin teen, otsuse tegema, vaid hoopis siis looma ennast sinna, et aga mida ma siis soovin teha, on ju. No aga mida sa ütled nendele, kes näiteks nüüd kuulavad ja kes kuulavad teile, ütlen, et saate jätta siia oma kommentaari, võib-olla soovite midagi Maarjanilt küsida, siis ma saan talt küsida, et ma näen neid kommentaare siin ilusti. Et aga mida sa tahaksid nagu välja veel tuua ja võib-olla ka teistele nagu julgustamiseks öelda, et miks ikkagi on see mentor oluline või mingi kindel selline süsteem, mille kaudu siis võib-olla ennast on ju avastada või neid lugusid muuta, on ju. Et võib-olla midagi, mis lemmikut sul seal veel oli? Esiteks ma arvangi lihtsalt on see, et ja mulle meeldis tegelikult, et sa tõid meil seda seal programmis välja ka, et vaata, meil on tegelikult ümber nii palju võimalusi. See kursus, teine kursus, 3. kursus, 5. kursus ja ma saan aru, et kõik on ju nii põnev, aga ma kuidagi soovitan nagu ära tunnetada või et tehagi endale selgeks ja Kai kindlasti selles osas ka väga aitab, et mida sa siis nagu saad või mida tema pakub, me kõik kokkuvõttes peame ikkagi ennast ise liigutama, ei ole ju nii, et tuled Kai kursusele ja kõik muutub, et need muutused me peame ise ellu viima, Kai on lihtsalt toetav, pluss siis kogu see kogukond, kes seal on. Aga et ikkagi ka see, et mulle hästi meeldib, et mina püsin selles kirris, selles mõttes, et ma ei hakka niimoodi kõrvalt asju vaatama, ma usaldan seda, minu jaoks on see kõik nii loogiline lihtsalt ja päriselt ka, kui ma tirri tulin ja mingil hetkel siis nagu maha rahunesin et mul algul oli tõesti hästi palju segadust, isegi täitsa ärevuse tase tõusis, aga see kõik laabus ja kõik rahunesin maha, siis tegelikult ma isegi mingil hetkel mõtlesin ja tegelikult täna ka mõtlen, et ma õudselt tahaks, et mu lapsed selle kunagi läbi teevad. Et ma tegelikult siiralt arvan, et meil kõigil oleks sellest väga palju abi, kas või lihtsalt arusaamiseks või arusaamiseks sellest arusaamisest, issand, mul on nüüd sõnad sassid, sõnalõpud, aga et kuidas me toimime, mismoodi me oma nende paradigmade najal toimime ja kuidas me tegelikult saame muutusi ellu viia ja tõesti see, et me ise vastutame oma tegude eest, mida me teeme, mida me ei tee, et ei ole nii, et ma ei tea, kuidas on see, mitte manifesteerin ja siis loodan, et nagu kõik hakkabki juhtuma, lihtsalt ütlen, õhku viskan ja vahel hakkabki, eks ju, et see sisemine panebki kõik see niimoodi meid nagu tööd tööle, aga paraku tihtipeale see nii ikkagi ei ole, enamasti vist see nii ei ole, et me peame ise selleks vaeva nägema ja midagi muutma ja tegema ja samme astuma. Et ja eriti, kui tunda näiteks seda, mina nagu väga, ütleme, et mul sellist suurt asja tol hetkel ju ei olnud, kui ma otsustasin tulla, aga täna mina küll tõesti julgen kõigile soovitada, et väga nagu tasub see programm läbi teha ja vot mis oli veel, et loomulikult mina ka nagu ehmusin ära, et appi sihuke summa, et mu näojoogatreenerite kursus kunagi maksis umbes sinnasamasse kanti, aga ma polnud kunagi rohkem ühegi kursusest nagu sellist summat välja käinud, eks ma ka nagu mõtlesin, et mis siis selle eest ikka saab ja nii edasi ja tegelikult ma täna julgen öelda ja saan öelda ja julgustada, et ikka saab, väga palju tegelikult saab, et sul on see ikkagi põhjalikult üles ehitatud. Kõik need iga nädal toimuvad hommikulaivid, küsimused-vastused laivid, pluss on see, et sa ju tegelikult ise oled kogu aeg olemas. Pluss on see arengupartnerite teema, ja see programm, eks ju, ise need materjalid, kõik, et see on tegelikult hästi-hästi toetav ja täna ma näiteks ütlen, et see oli väga hea investeering ikkagi iseendasse, et see ei ole see, et kallis nagu mis mõistes kallis on ju, millega võrreldes kallis. Et kas vist väärtustame enda elu ja iseennast, et me tahame selles arengus olla või mitte, on ju. Kuule, aitäh sulle ka kõigi nende heade sõnade eest. Kristina siin küsib, et kuidas sa siis sellest üle said, et mis näojooga treener siin mina olen, et kes olen mina, et õpetada.
võib-olla sul mingi konkreetne asi, mis aitas sellest üle saada? Ma arvan, et eks nendel hetkedel, kus me oleme nagu madalseisus, tegelikult on vaja inimestega rääkida ja nagu seda tuge kuidagi otsida või küsida. Et loomulikult ikkagi see ka, et sa pead endale sisestama või sisendama, et ma olen hea juhendaja ja mis võib-olla kaduski mingil hetkel mul ka ära nagu meelest, oligi siis see, mida ma juba olin ära teinud tegelikult, kui palju tööd ma olin teinud selle nimel, et esiteks saada heaks juhendajaks, alati saab paremini, aga et ma võib-olla olingi liiga selles nagu tulevikus kinni, unustasin ära, mida vägevat ma juba olen teinud tegelikult ja sealt ka tagasisidet saanud. Ja no kindlasti see toetus ka, et ikkagi tuleb rääkida kellegagi, et kasvõi oma arengupartneriga, sõbrannadega, lähedastega, et kuule, mul on sihuke nagu täitsa nagu madal seis, et mind kindlasti nagu mõned lähedad tuttavad ka väga hästi või väga palju aitasid ja sõbrad. Et ja kuidagi see tuli nagu tagasi uuesti, et ma ei oska nagu täpselt öelda, et mingi... Sa said ka selle kontakti tegelikult endaga, et aga muidugi ma olen, et see on jah, et see keskkond, mida sa tahad, on ju tegelikult välja siin tuua, mis aitab. Kuule, Kristina küsib ühe küsimuse veel, et milline peatükk sulle kõige suurema aha-momendi tõi, mitte ta ei mõtle lemmikpeatükki, aga just see, mis justkui raputas sind, kas sa seda mäletad? Tuleb lihtsalt kohe üks teema hästi meelde, see on seotud mu emaga. Ma jagasin seda seal Tiri grupis ka veel, kui ma sain viimase laivi teha. Lihtsalt see mulle juba hästi meelde jäänud, et mul on emaga, no tegelikult väga hea suhe, mul on hästi hea ema ja isa ka muidugi, aga nagu emad ikka vaata natuke tahavad targutada ja noh, ta ütleb, et no sa oled ju jääd alati mu tütreks, mis siis, et sa oled juba 44 on ju, aga sa ikka oled mu laps. Ja siis oli vahepeal üks hästi huvitav teema see, et lähme nende juurde või nemad tulevad meile, muudkui vahib mu juuksed aina, näpib mu juukseid. Ma lihtsalt pean seda rääkima. Et kuule, ma ei tea, sul on ikka juuksed nii õukseks jäänud, et noh, mul tõesti oli kunagi korralik pahmakas peas. Ja mina, ma ei tea, kas ma võtsin nagu kriitikana seda või kuidagi, et mul õudselt käis see närvidele päriselt. Tema arvas, et äkki sul on mingi ainepuudus. Et ikka äkki on mingi ainepuudus, äkki sul on ikka midagi viga, on ju, ja siis ma nagu, noh, mind päriselt see niimoodi nagu iga kord kuidagi ärritas. Ja siis, kui ma lugesin seda lugu, kus rääkis sellest vist, kus tütar tahtis minna ronima mägedesse, mingit mäge vallutama ja kuidas tema isa siis teda nagu tagasi hoidis, et umbes, et ära mine ja mis kõik võib juhtuda ja ma ei mäleta, mis ta kõike seal ütleb. Teda madaldades hoidis tagasi, et on sul jälle vaja minna ja umbes, et see on ikka halb ja see sulle ei sobi ja tegelikult ta madaldas teda. Jah, ma ei tea, kas see siis, ma tundsin ka, et ta nagu madaldab mind, ma arvan, ma tundsin nagu see oli mingi kriitika. No muidugi see kriitika ju on. Miks sa nagu arvad, et ma haige olen, miks ma peaks nagu haige olema? Et ja siis seal tuli, noh, ja siis ta seal selles loos ju oli see, mõte oli tegelikult ju see, et see isa tundis tema pärast muret, ta ju hoolis temast, ta hoolib ja armastab teda, aga ta ei osanud seda otse öelda. Ja siis ma sain aru, et okei, et issand, mu ema ju tegelikult ju nagu hoolib minust ja äkki ta tõesti siiralt nagu mitte ei arva, et mu juuksed on koledad, vaid et äkki tõesti mul oleks mingeid vitamiine vaja, et see oli puhas. Ta arvab, et ta pakub ju abi ja see on ju aitamine ja kui sa aitad, siis sa ju armastad, on ju. Jah, just. Ja et see oli, see mul kohe jälle tuli meelde, et lihtsalt jah. See oli andestamise loos, mis on üks, issa ma arvan, see oli andestamise loos ja et see on üks võimas lugu. Et see läks väga lihtsalt, kuna tegu on ka minu lähedase inimesega ja minu jaoks suhted on hästi tähtsad ja ma arvan, et neisse tuleb ka väga-väga investeerida lähedastesse ja lähedastesse suhetesse, siis see kuidagi pani mind oma emasse tegelikult nagu teistmoodi suhtuma temasse küll. Et muidugi ma armastan teda, aga lihtsalt nagu, jah, nagu veel rohkem nüüd. Väga huvitav on ju. Ja siis veel võib-olla julgus ka rääkida, et tead, et tegelikult kui sa nüüd ütled, siis ma tunnen ennast imelikult, äkki sa võid mulle lihtsalt öelda, et kuule, et ma nagu tunnen muret, et kas sul on ikka kõik hästi, on ju, et sul on tegelikult nii ilusad juuksed, et kas ma saan kuidagi sind toetada, et nad oleks ilusad. Me saame aidata oma ema-isal ka ju ennast on ju väljendada, et nendele ju seda ei õpetatud sellisel. No mina olin siuke, mida sa kogu aeg räägid, jäta mu juuksed rahul.
mitte see, et kuule, mis sul nüüd nendega, räägi nüüd täpsemalt, nojah, onju. me võtame isiklikult, on ju, aga kui me tõuseme kõrgemale sellest, et mina ja vaatame ja kuulame teda, mida ta tegelikult sellega öelda tahab, on ju, siis see suhe saab hoopis teise kohta minna. Minul on küll nii hea meel, et sa siia tulid jagama ja mina tahan enda poolt ka öelda, et Marioni näojooga tunnid on täiesti imelised. Vaadake, Maarja kohe ise ütleb, kust teda leiab ja kui ma tegin kaasa selle, ma arvan, meil oli ka nädal aega, mis asja, meil oli kuu aega. Me saime ju iga nädal kokku, ma mäletan, me läksime siis suusatama ja seal tegin neid harjutusi. Ma tõesti tundsin oma nägu ja tänu Marionile, ma arvan, et muidu oleks nagu veel hullemas olukorras, et ma ikkagi teen, ma arvan, et 3-4 korda nädalas teen näojooga harjutusi peegli ees, et ikkagi mingid asjad, mis mul sealt meelde on jäänud ja ma arvan, et iga naine, eriti kui sa hoolitsed oma keha eest, siis näos on samamoodi sul lihased. On oluline ka selle eest hoolitseda, on ju. Et igast aparaadid ja kreemid on kõik toetavad, aga et lihasele ka anda tööd ja lõdvestust ka. Et see on asi, mida ma õppisin sinult, mida ma enne ei teadnud. Kuule, aga kus siis leida? Kas sul on äkki ja kas sul on midagi algamas ka äkki? Leida on väga lihtne, lihtsalt guugelda näojooga sinule, Facebook, Instagram, koduleht on naojoogasinule.ee ja just tegelikult eile lõppes nagu suveks vormi 7-päevane väljakutse, oli väga-väga tore ja hästi intensiivne ja tõesti sain sealt juba praeguseks palju positiivset tagasisidet, aga üldiselt ma suunan täna inimesed näojooga pluss programmi, sest et nii nagu TIR on toetav programm selles, et sa tahad oma harjumusi muuta, siis see näojooga pluss programm on ka just see, et harjutused me suudame kõik selgeks õppida. Muidugi tasub ka teada, mida, kuhu, kuidas, et see on niisugune hästi süsteemselt üles ehitatud programm, aga miks see programm on ka hästi hea on ikkagi see, et see toetab sind sellel teekonnal, kui sa oma uut harjumust juurutad. Et siis sellisel viisil enese eest hoolitsemist, eks ju, näojooga, näomassaaž ja see on tegelikult midagi sellist, mida tegelikult me ei ole harjunud tegema, et kreemime, kõik määrime näkku, aga sellisel viisil, et sa reaalselt vaatadki ennast peeglist ikka pikalt ja igapäevaselt, et see on elumuutev. Tegelikult ma võin öelda, et see on elumuutev. On. Sellega pole enamus inimesi harjunud. Isegi jõusaalis ei taha ennast peeglist vaadata, et mis siis veel kui lähedalt, aga tõesti see, kuidas sa räägid, kompleksselt, ütled lihtsalt nii, et teeme harjutusi, siia tuleb juba kael, õlavööde, kõik see rüht mulle nagu väga-väga meeldib, et sa tood selle välja ja kellel on probleem enesekindlusega, palun hakka tegelema endaga, kuula, mis Marion räägib ja see enesekindlus saab nii palju tõusta. Et ikka ise tuleb midagi teha, nagu sa ütlesid. Kuule, mina täiega tänan sind veel kord. Aitäh, et sa tulid rääkima. Kristina pani juba sinu igasugused lingid ka meile siia. Ma vaatasin, aitäh sulle, Kristina, selle eest. Ja aitäh sulle ka. Väga tore oli. Ja aitäh sulle kutsumast ja alati tasub neid kogemuslugusid, ma arvan, kuulata, et vast ikka keegi mõne hea mõtte enda jaoks sai või julgust kas või juurde, et tasub see samm astuda. Päriselt, mina päriselt soovitan, et mitte lihtsalt teha reklaami, aga... Jah, siin all kirjutatakse ka, et aitäh sulle ja mõnus vestluse pärast ütlen, et meil nüüd nägin, et ma sõitsin selle sisse oma jutuga, et kirjutage siia samasse alla, et mis teid selles vestluses kõnetas, sest nii me toetame ka teineteist, et üks toob ühesse välja, teine teise, võib-olla teine seda esimest asja üldse ei oleks märganud, kui seda keegi välja ei tooks. Et kirjutage siia alla meile. Aitäh sulle, Marion. Aitäh sulle ja kõigile kuulajatele ja ilusat suve jätku!